tere õhtust kõigile! Võite tervitada siin vestluses ja öelda, kus te meiega liitute. hästi suur rõõm on mul olla siin koos teiega ja koos Eeva, Helena ja Mariaga. Ja täna siis keskendume nende kolme naise õpetustele ja sellele, et kuidas jõuda ühenduseni oma igapäevaelus või kuidas hoida läbi ühenduse tasakaalu oma igapäevaelus või miks see üldse on oluline meie igapäevaelus. nii et see tänane on justkui selline avapauk festivalile, mis saab toimuma siis 10. kuni 13. juulil Pühali keskuses ja mõtiskleme juba nendel teemadel, et kuidas luua neid ühendusi oma elus, mis toidaksid meid, kuidas hoida iseennast iseendaga ühenduses ja kuidas üldse toimida selliselt, et oleks hea olla ja et me oleksime õnnelikud. Aga enne kui me läheme edasi, siis sa võid võtta ühe hetke, et tulla kohale, et lihtsalt tuua ennast siia, kus sa praegu oled, võid panna silmad kinni. seni mina lasen veel inimesi sisse, aga võta üks vaikuse hetk endale, et sa korraks paned silmad kinni, hingad, märkad oma hingamist, tuled siia ja praegu, kus sa parasjagu istud ja märgates oma hingamist, tood tähelepanu oma kehasse, iseenda juurde, kõige selle juurest ära, mis on täna toimunud või mida sa veel täna pead tegema. lihtsalt too iseenda juurde tähelepanu tagasi ja loo iseendaga ühendus. ja luba selles ühenduses olla kõigel, mis on, et võib-olla on siin mingit väsimust, võib-olla elevust, võib-olla rõõmu, kurbust, mida iganes. lihtsalt loo endaga just sellisest kohast, kus sa parasjagu oled, ühendus. märka, mis sinus hetkel on elus kohal, missugused tunded, missugused kogemused. väga hea. ja korraks leia siis endas ka selline koht, kus sa tunned, et sinu sees on rohkem ruumi. see võib olla mingi piirkond sinu kehas või mingi elund, kus on natukene vabam ja mõnusam tunne. selline koht, kus on natuke rohkem ruumi, kergust, ressurssi sinu jaoks hetkel. võib-olla see on süda, võib-olla kõht. ja usalda seda esimest tunnet ja lihtsalt hoia siis tähelepanu selles piirkonnas mõneks hetkeks, sellel ruumikusel. ja vaata, mis juhtub, kui sa selliselt ühendud selle kergema kohaga iseendas, et kas sa märkad ka mingit muutust selles seisundis, kus sa parasjagu olid. kas sinu kehas midagi muutub või mõtetes midagi muutub ja hoia endiselt tähelepanu seal selles ühes kohas. nagu fokusseeriksid kogu tähelepanu just täpselt sinna ühte kohta, kus on kergem ja mõnusam olemine. ja siis tea, et ükskõik, mida sa oma elus koged, siis see on üks lihtne viis, kuidas tulla tagasi iseenda juurde ja oma ressursside juurde, kui sa ühendud ühe kohaga, kus on sinus hästi. nii tihti me oleme harjunud keskenduma sellele, mis on meis valesti, aga
kui me ühendume selle kohaga, kus parasjagu me tunneme ennast hästi, siis tegelikult ülejäänud keha ka kohe rahuneb. nii et hinga taas sügavalt sisse ja välja ja too ennast tagasi siia ruumi. ja see on selline väike kohale tulemine selleks, mis hakkab siis edasi juhtuma. ja võid kasutada seda ka loomulikult igapäevaselt sellistes olukordades, kus sa tunned, et vajad väikest pausi või ressurssi iseendas. aga asume siis asja juurde. me oleme siia kokku tulnud sellepärast, et koos siis häälestuda ühenduse teemadele ja üldse nagu rääkida natukene ka sellest, et mis see ühenduses festival on ja miks me seda teeme. ja ma võib-olla alustuseks ütlengi paar lauset ja siis annan sõna Mariale. et mul on tunne, et siin teie hulgas on päris palju neid, kes ei ole käinud ühenduses festivalil. võite endast märku anda või vastupidi, võib-olla, et kes on käinud. et mul on tunne, et neid on vist vähem, kes on käinud. ja tihtipeale selline festival juba iseenesest võib olla inimeste jaoks, pole kunagi kuulnudki võib olla nagu hirmutav, et miks siis seda tehakse või miks inimesed kokku tulevad või mida nad seal teevad. aga me tahamegi natukene nende esinejate tutvustusega teile näidata, et kui lihtne ja mõnus tegelikult seal on olla ja kui ägedaid asju te saate seal kogeda läbi nende erinevate õpetajate. siin on ainult üks väike osa neid, kes tulevad lavale nende 4 päeva jooksul, kus samal ajal on 3 lava ja 3 laval on erinevad esinejad, erinevad praktikad, erinevad töötoad, mida on võimalik teha ja mida on võimalik valida siis vastavalt enda soovidele, et täpselt sellise tugevuse ja intensiivsusega, nagu te soovite, või täpselt nii rahulikult ja mõnusalt, nagu te soovite. selleks, et luua endale natukene paremat elu, luua endaga paremat ühendust ja sügavamaid suhteid lähedaste inimestega või oma paari suhtes. nii et need on need põhjused, miks me seda teeme, et aidata inimestel leida enda jaoks neid sobivaid praktikaid, sobivaid õpetajaid, kes neid parasjagu aitavad siis mis iganes kohas nad elus on. ja täna siis alustamegi Mariaga, kes tuleb ka meie festivalile esinema ja Maria on ka väga kaua juba enesearenguga tegelenud ja tal on väga palju jälgijaid ja oma kogukond ja ma annangi siis sõna Mariale, et tema siis jagaks, kuidas tema oma elus ühendust loob ja oma praktikatega just seda teeb. tere kõigile! No mina hakkasin nüüd siis mõtestama, et mis asi see ühendus on, aga ei, oot-oot-oot-oot, tegelikult enne enne ma tahan ka paar sõna ühenduses festivali kohta öelda, et minu jaoks ma olen nüüd vist 2 aastal seal esinenud, on ju, ja nüüd tuleb 3. Vau, tulebki 3. et minu jaoks, noh, kuna ma olen ikkagi ka käinud esinemas väga erinevates kohtades, siis minu jaoks Ühenduses festival on üks festival Eestis, mis on väga-väga puhta energiaga, väga kõrge energiaga, väga sellise nagu sooja, hoidva keskkonnaga. seal on alati super toredad inimesed koos. et see on minu tunnetus, ma lihtsalt tahtsin natukene nagu oma peegeldust ka võib-olla neile, kes ei ole varem osalenud ja käinud, et julgustada sellist kooskogemist, et see on väga-väga-väga väärtuslik versus see, et üksi kuskil pusid omaette ja võtab palju kauem aega ja palju rohkem segadust on, et julgelt see kooskogemine on väga suur väärtus. aga nüüd,
Tänase teema pealkiri siis, mida me siin koos mõtestame, on kuidas leida tasakaalu kiires maailmas, kuidas leida ühendust kiires maailmas. Ja ma väga julgustan teid siin chatis kommenteerima kaasa oma mõtteid. Siis võib-olla mida mina siin räägin, teid on hästi palju, ma ei saa kahjuks teie kõigiga nagu ühendust siin praegu niimoodi otse luua, aga võib-olla läbi selle chati natukene saame. Mina mõtestasin, siis hakkasin seda tänast ette valmistama ja vaatasin korraks, et mida see sõna ühendus üldse tähendab. Noh, eesti keeles, mida ta tähendab, mida ta inglise keeles tähendab, kust see sõna tuleb. Et eesti keeles, noh, me saame aru, on ju, midagi on ühendatud, midagi, mis on ühendatud, kaks või enam asja on liidetud tervikuks, millegi tervikuks liitmine. Inglise keeles union ühendus või liit jällegi kahe või enama asja vahel, organisatsioonide vahel, riikide vahel ja nii edasi. Abielu, liit, eks ju. Ja kust tuleb inglise keeles sõna union? Tuleb ladinakeelsest sõnast unio, mis tuleb omakorda sõnast unus ehk siis üks. Me kõik oleme üks. Selle aasta peateema on ju ka, et me oleme üks. Ja see viitab siis sellisele ühtsusele ja kokkusaamisele. Ja nii eesti kui inglise keeles see sõna ühendus kannab sellist kokkukuuluvuse mõtet ja seotust ja liitmist ja tervikuks liitmist ja see idee on juba iidsetes kultuurides väga oluline olnud, sellepärast et juba nagu väga varajastes keeltes oli vaja väljendada, kui kaks asja või inimest või ideed on omavahel ühendatud nii füüsiliselt kui ka abstraktselt, näiteks sõprus, eks ju. Ehk siis meie eesmärk nii täna, meie igapäevaelus kui ka festivalil on liikuda sellise ühtsuse ja sügavama ühenduse poole, sest sellest sünnib ka tasakaal. Kui meie küsimus on, kuidas saavutada tasakaalu, siis vastus on kindlasti läbi ühenduse ja ühendatuse suurendamise. Ja ma väga soovitan igal ühel, see on ka minu praktika, mida ma teen enne ise kuskile koolitusele minemist või tegelikult ükskõik, mida ma oma elus teen. Ma alati kõigepealt mõtestan lahti, mida miski minu jaoks tähendab. Et kui te nüüd tulete festivalile meiega koos rokkima, siis mõtestage enda jaoks, mida sinu jaoks tähendab ühendus. Mida tähendab ühendus iseendaga sinu jaoks? Millistel hetkedel sa koged ühendust iseendaga või mille kaudu sa koged ühendust iseendaga ja maailmaga? Mida tähendab ühendus maailmaga sinu elus? Sest see ei tähenda kindlasti sama asja, mida see tähendab minu jaoks. Ja kui sina defineerid ära, mida see sinu jaoks tähendab, siis sealt tulevad ka need vastused või need võimalused, mille kaudu sa saad ühendust enda elus rohkem suurendada. Ja samuti võib-olla ka see küsimus, mida enda jaoks täitsa kirja panna, et mis mul on puudu sellest päris ühenduse tundest iseendaga ja eluga, mille järele ma lähen sinna festivalile. Mille kaudu ma oma elus tunnen, et vot siis ma olen ühenduses. Aga mis mul on hetkel puudu, eks ju? Mille järgi ma lähen? Ja selles me oleme ühesõnaga kindlad, et ühendust meil on vaja, siis me kogeme tasakaalu. Aga kuidas siis ikkagi nüüd jõuda selle ühenduseni iseendaga? Et tänapäeval see elu ja hästi hakkama saamine paratamatult nõuab järjest suuremat tempot ja aina rohkem tegutsemist ja aina rohkem fookuseid ja nii edasi. Ja tekib tunne, et me peame justkui nagu võitlema kõige selle vastu, mis röövib meilt selle tasakaalu ja hingerahu ja seadma rohkem piire ja kaitsma ennast ja kaitsma ennast selle eest, mis ohustab meie hingerahu, mis ohustab meie tasakaalu. Tulgu siis need ohud meie seest või kuskilt väljapoolt, eks ole. Aga kui vaataks seda hoopis nagu teise nurga alt, et kui ei pea rohkem tegutsema, kui ei pea rohkem piire seadma ja rohkem võitlema, vaid see pidev selline võitlus ja vastupanus istumine on väga energiakulukas, väga ressursikulukas, tüütu. Ja kuidas seda võitlust nimetataksegi tegelikult vastupanuks. Vastupanu on see, mis röövib meilt tasakaalu, mis röövib meilt ühenduse tunde ja
selle harmoonia, heaolu. Vastupanu on üks kõige hävituslikum seisund, sest selle tõttu me ei saa olla kohalolus, selle tõttu me ei saa olla usalduses ja enesekindluses, et liikuda läbi elu loomuliku voo. Vastupanus olles me ei saa ma tahangi sellel vastupanu teemal hästi pikalt peatuda, sellepärast et minu praktikas oma vastupanu teadvustamine on üks kõige suurem selline kõige tõhusamaid meetodeid, et jõuda ühenduse ja tasakaaluni. Ühesõnaga, kui me oleme vastupanus, siis me ei saa usaldada iseennast, me ei saa usaldada keha, me ei saa usaldada elu. Me ei saa aktsepteerida muutuseid enda ümber, me ei saa teisi inimesi aktsepteerida, sest me kogeme seda salapärast ja sageli ebateadlikku vastupanu. Miks ma ütlen, et see on salapärane ja ebateadlik? Sest me petame iseennast ka ära selle vastupanus istumisega. Sageli me isegi ütleme, ei, me ei ole vastupanus, kõik on hästi, ma lihtsalt ei taha. et kuidagi me isegi ei märka ära, kui me oleme selles varjatud võitluses, varjatud eituses, varjatud mingisuguses mässus enda sees. Et kuidas ära tunda seda sisemist vastupanu, mis ei lase meil elu usaldada ja loomulikult edasi liikuda. Vastupanu me tunneme ära selliste lausete kaudu, et ah, see pole minu jaoks. No mitte täna. Või näiteks ma tegelikult ei tahtnudki üldse seda. Või ah, kes mina olen, et mis nüüd mina? Kõik sellised nagu eitavad, ignoreerivad, tõrjuvad tunded ja laused. Ka tugeva viha või tugeva ärritumise kaudu me paneme tähele, et kuskil on vastupanu, kuskil on mingi võitlus, konflikt iseenda sees. Ma tahaksin tuua enda näite, kuna Merliis palus, et ma räägiksin enda näidete varal, siis kuidas minu elus avaldus üks väga suur ja salapärane vastupanu, mida ma alguses läbi ei näinud, mis röövis minult tasakaalu tõesti täielikult. Ma sain, ma isegi enam ei mäleta, millal, see oli paar aastat tagasi, ma sain päris hullu borrelioosi, ei, tänaseks see on juba nüüd 3 aastat tagasi või 4 aastat tagasi. Ma sain hästi hullu borrelioosi ja ma mässasin sellega ikka nagu mitu aastat. Ja ma tegin kõike, ma niimoodi tervendasin, ravisin igatepidi arstidega ja alternatiivmeditsiiniga ja kõigega. Ja muidugi vaimse poolega ka, et miks see siis ikkagi minu ellu tuli ja mida see tuli mulle näitama. Aga seni, kuni ma ei teadvustanud ära, kus on minu vastupanu, miks ma ei taha terveneda, seni ka tervenemist ei toimunud. Ehk siis miks ma ei tahtnud alateadlikult terveneda? Sest ma ei tahtnud tunnistada, et samamoodi enam edasi töötades ma põlen läbi. Ma ei tahtnud tunnistada, et ma pean puhkama. Ma ei tahtnud tunnistada, et ma ei tea, pean küsima endale meeskonnaliikmeid appi. Ja nii edasi, nii edasi. Seal oli veel selliseid sügavamaid asju. Mul oli vastupanu. Ja seni, kuni ma istusin selles vastupanus, ma olin kaoses. Ja ka minu keha ei saanud terveneda. Ma ei saanud edasi liikuda, ma ei saanud elu usaldada ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk siis see on see point, miks ma väga julgustan teid kõiki teadlikult avastama, kus esineb teie elus vastupanu. Ja kuidas te saaksite vastupanu seisundis tulla avatusse ja nii naeruväärne, kui see ka ei oleks, siis püüda lõdvestuda. Sest vahel on selliseid olukordi, kus no ei, kuidas sa lõdvestud? Ei lõdvestu ju, eks ju. Et aga ikkagi leida kas või see vahepealne koht, kus sa saad natukenegi lõdvestuda ja sa märkad, kuidas muutused hakkavad tulema. See on väga võimas. Et tõeline ühendus ja tasakaal iseenda sees ja oma elus tuleb sellest, kui me enam ei võitle nende asjade ja olukordade ja omaduste ja inimeste vastu, mis kõik meid ärritavad ja vastupanusse tõukavad, vaid integreerime, võtame vastu. Kui me võtame vastu, tunnistame ja võtame ka vastutuse oma unistuste, iseenda, oma õnne, heaolu eest, siis asjad lahenevad. Siis me saame olla tasakaalus ka läbi kõige hullemate elu, ma ei tea, Ameerika mägede.
et see on hästi-hästi oluline ja meie eesmärk on ennast integreerida tervikuks, võtta vastu enda erinevad osad, millega peaks rahu tegema, on ju, võtta vastu see, mis minu elus toimub, võtta vastu oma minevik, teha rahu kõige sellega, mida me tahaksime varjata ja millest me tahaksime vabaneda iga hinna eest. Et sageli inimesed lähevadki nendele festivalidele hullult ennast puhastama ja vabastama ja kõike lahustama ja nii edasi. Ma ütlen, see on illusioon. Sihukest asja pole olemas. Me peame tegelikult vastu võtma, siis me saame kogu selle kupatuse, mis meie sees on, panna enda kasuks tööle, enda hüvanguks tööle. Siis me avastame ka oma potentsiaali, mis on päris, mis on autentne, mis on meie oma. Et sellest vastuvõtmisest ja integreerimisest tuleb hästi palju ja ma väga-väga loodan, et me kohtume teiega ka festivalil, et ma saaksin teile neid konkreetseid praktikaid sellest eneseintegratsioonist rohkem jagada, sest täna me räägime ainult sellisest, noh, nagu mõtestamisest, et noh, okei, ma võin nii mõelda, aga kuidas ma seda reaalselt teen, kui see konflikt või mingi olukord, kaos minu elus parasjagu on. Et sellest siis räägime natukene põhjalikumalt, väga palju põhjalikumalt ja teeme läbi ka festivalil. Ja nüüd ma tahan teile anda koju kaasa mõned esimesed sammud, millega edasi minna, et seda sisemist tasakaalu ja ühendust siis rohkem luua. Esimene asi, pange kindlasti kirja endale, sest muidu lähete siit webinarilt ära ja midagi ei mäleta. et võtke maksimum sellest, mis praegu võtta annab. Esimene on siis see, et jälgi igapäevaselt olukordi, mis tekitavad sulle vastupanu. Pane kasvõi kirja, pea sellist päevikut 7 päeva järjest. Nii kui tekib mingi trots, mingi frustratsioon, mingi ärrituvus, mingisugune, ma ei tea, sisemine kaos, kohe stopp. Mille vastu mul praegu vastupanu on? Tegelikult. Sa ei pea seda kellelegi teisele tunnistama, aga iseendale võiks. Sealt algab see muutus. Analüüsi neid olukordi. Millest see tunne tekib? Mida see olukord või see seisund sulle näidata proovib? Mis on selle olukorra sõnum sulle? Mida sa peaksid sellel hetkel vastu võtma, tunnistama? Ja minu lemmikküsimus, mille eest vastutuse võtma? Nii, see on nüüd esimene harjutus, on ju, jälgida igapäevaselt teadlikult oma vastupanu momente. Teiseks, see on nüüd jälle nagu natuke selline vastupidine asi. Tavaliselt öeldakse, et ära tee seda, ära fokusseeri negatiivsele. Aga mina arvan, et me ei saa midagi muuta, kui me seda kõigepealt nagu ei teadvusta ja nähtavale ei too. Et pane kirja ja jälgi neid aspekte, mis tekitavad sulle kannatusi. Kõigepealt avasta ja teadvusta, mis sinu kannatused on, mille ümber see tants käib. Mis on need kannatused, mis on sind võrku mässinud ja röövivad sinult tunde, et sa oled ühenduses iseendaga. Ja siis analüüsi samamoodi, mis on nende kannatuste sõnum. Ja mis on see vastupanu nende kannatuste taga. No see on see minu borrelioosi näide. Ma kogesin kannatust, mis selle kannatuse sõnum mulle oli ja mis oli minu vastupanu. Aga kui ma seda endale ära ei oleks teadvustanud, kui ma oleks püüdnud kuidagi leppida, alla suruda, no on see borrelioos, aga panen samamoodi edasi, midagi oma elus ei muuda, siis ei tule lahendust. Ehk siis väga okei on korraks endale paberi peale kirja panna, mis need minu kannatused ikkagi siis on. Vaata korraks nendele otsa ja siis tegevuskava, et edasi minna. Et ei istu ka seal kinni, on ju. Nii, kolmas kolmas harjutus, mida ma alguses juba ka ütlesin, et enne festivali defineeri enda jaoks, mida tähendab minu jaoks ühendus ja mida tähendab minu jaoks tasakaal. Sest siis on see muutus ja see areng, mida sa festivalil koged, nii palju kordi sügavam. Hästi oluline. Ja neljandaks, mis on väike sissejuhatus minu töötuppa festivalil, pane kirja, mis on need osad sinus, millega sul tuleb endas teha rahu. Mis on need osad sinus, mida sa ei taha väga vastu võtta, tunnistada. Ja kuidas sa saaksid, sellega tegeleme töötoas, aga väike nagu selline, saate mõtiskleda juba, et kuidas sa saaksid need omadused enda kasuks tööle panna.
isegi kui sa praegu mitte midagi sellest küsimusest aru ei saa, siis pane see küsimus ikkagi kirja. Koos mõtleme festivalil. jah? nii, mis on need osad, millega sul tuleb rahu teha, mida sa ei taha tunnistada, mida sa tahad vastu võtta. ja siis vaatame, kuidas me saame ennast integreerida tervikuks, ennast vastu võtta ja sellise sügava ühenduse iseenda ja maailmaga luua. vot, need olid minu mõtted täna teile. suur-suur tänu sulle, Maria. mul on üks küsimus, et kuulates seda, just neid viimaseid küsimusi, mis sa jagasid, et kus inimesed võtavad vastu kõik need osad endas ja integreerivad endasse ja sa mainisid seda töötuba, mis sul tulemas on. et võib-olla sa tooks mingi näite, et mis siis nagu juhtub, kui inimene võtab nagu kõik need osad endas vastu või lõpetab selle kannatustes elamise ja selle vastupanu nagu saab sellest nagu üle nii-öelda. et mis sa oled näinud, et mis siis nagu muutub selle, nende inimeste elus, sinu klientide elus või äkki sa tooksid mõne näite? no vot, jällegi läks nüüd natuke rappa, et päris nii ei saa olla, et vastupanu kaob täiesti ära ja et kõik täiesti vastu võtame. aga mis saab juhtuda, on see, et me õpime olema psühholoogiliselt paindlikud nendes kaose olukordades. ja need kaose olukorrad need kaosed ei mõju sulle enam niimoodi, vaid läheb väga lõbusaks ja läheb väga toredaks, sa hakkad elu nautima, sa hakkad kuidagi põnevuse ja huviga neid raskemaid olukordi nagu vaatlema. sa ei ole enam oma emotsioonide ja oma reaktsioonide, automatismide juhtida. sa oled teadlikum, sa kujundad ennast ja oma elu teadlikumalt. aga noh, need emotsioonid, igasugused, nii head kui halvad, jäävad ju ikka, sest need on lihtsalt tagasiside, need on sõnumitoojad, meil on vaja neid emotsioone. me ei taha neist lahti saada, samamoodi vastupanu. vastupanu on meil ju vaja tegelikult, aga lihtsalt, et kuidas me vastupanuga töötame. kas me jääme vastupanusse või me võtame sealt selle tarkuse ja läheme edasi järgmisele tasandile, onju. et jah, ma ei tea, kas sa said vastuse. jaa, väga hea, et noh, põhiline ongi see, need automatismid, et need kaovad ära, et me hakkame nagu iseennast paremini juhtima, on ju, ja meil on võimalik valikuid teha. nii et jah, ma arvan, et see on väga heaks inspiratsiooniks. aga aitäh sulle, Maria. ja läheme siit siis edasi. Helena, kas sa oled valmis jätkama? ja natukene võib-olla mõne lausega võid tutvustada ka ennast, et millega sina tegeled, et sul on ka väga põnev asi, millega sa tegeled ja võib-olla mõned osalejad on kuulnud või puutunud sinuga kokku. tere õhtust minu poolt. mul on väga hea meel endal siin olla, mul on väga hea meel, et sina siin oled. ma arvan, et mind täna ikkagi kõige rohkem seostatakse human design'iga ja tegelikult läbi human design'i ma tegelikult nii mõndagi tahan jagada ka festivalil või siis olen jagamas. ja ma ei tea, ma tegelikult tunnen, et see pool tundi on nagu niivõrd lühike aeg, et ma võib-olla ei hakkaks praegu pikka sihukest enesetutvustust tegema, vaid keskenduks teemale ja minu meelest te lõpetasite nagu nii heas kohas. just nimelt seesama automaatpiloodi peal elamine, need automaatsed reaktiivsed käitumismustrid ja see, et kuidas me tegelikult kogu selles tänapäeva mürarikkas maailmas, mille üle ma olen kusjuures ka tegelikult päris palju juurelnud. et justkui me saame aru, et müra on rohkem kui kunagi varem ja meie elu on hõivatum kui kunagi varem. ja samas me saame nagu aru, et evolutsioon on ju, et elu läheb ainult edasi ja eesmärk ei ole nüüd kuidagi just nimelt osutada vastupanu või siis kuidagi hakata selle vastu võitlema. ja ma olen nagu hästi huvitavalt juurelnud, et aga mis siis, kui kõik ongi nii nagu noh, täpselt nii nagu peab olema ja mis siis, kui selle kõige, kogu selle mürarikka maailma eesmärk on sundida vähemalt suurt hulka, loodetavasti suurt hulka meist pöörama pilku sissepoole ja teadlikult eemalduma ja leidma seda sellist vaikset keset tornaados.
et mina tegelikult, aitäh muide selle ürituse eest, aitäh võimaluse eest juurelda ka selle üle, et mida siis ikkagi ühendus minu jaoks tähendab. Ja mina ütleksin, et minu jaoks ühendus on kodutunne. See selline sisemine soe rahutunne endas. Ja ma usun, et ka sina seal teisel pool ekraani tead, sa oled raudselt seda kogenud. Ja tegelikult, kui me nüüd hästi taandame, hästi niimoodi mustvalgelt taandame selle kõige sügavama igatsuse suhetes ka, nagu hästi mustvalgelt miinimumile, siis tegelikult mida me otsime, mida me igatseme, mida me tahame. Me ootame ja loodame, et teine inimene näeks meid sellena, kes me oleme. Me tahame seda aktsepteerimist. Ja tegelikult hästi palju räägitaksegi armastusest ja väga tihti räägitakse ka tingimusteta armastusest. Paratamatult, nii kui me hakkame jagama ühist majapidamist, siis mängu tulevad tingimused. Ja mida kiiremat, mida tormilisemat elu me elame, seda rohkem me opereerime mõistuse tasandilt. Ja kui ma nüüd hästi niimoodi ümmarguselt ütleksin, on ju, siis peast südamesse ja seda oleme me kõik kuulnud, see kõlab hullult hea klišeena. Aga tegelikult mõistuse tasandil me loome tingimusi ja me eraldame. Loogika, mida meil väga tugevalt soositakse ja me tegelikult enamuse päevast ikkagi opereerime loogika tasandil. Ja loogika eesmärk on eraldada. Nüüd see tark süda, kogu see tajutav pool ja tegelikult ka see loov aju poolkera, selle eesmärk on ühendada. Ja see on see, kus me tegelikult toetume sellele tajupõhisele. Ja võib-olla, kui me räägime sellistest suhetest ja räägime ennekõike muidugi suhtest iseendaga, sest kõik algab endast, ma ei saa luua sulle avatud ruumi. Ma ei ole valmis sind päriselt märkama ega kuulama, kui ma tegelikult olen lärmakas vastuolulises kohas iseendaga. Ja võib-olla, kui ma nüüd korra tulen sellest teemast, astun korra sammu kõrvale, tulen pärast tagasi, siis kui keegi küsiks mu käest, et mis on see sihuke üks one size fits all valem, mida ma soovitaksin kõigile iseendaga ühenduse loomiseks, siis mina tegelikult saadaksin su üksi loodusesse, vaikuses, ilma kõrvaklappideta. Ja mitte 1 päevaks, mitte 2 päevaks, vaid regulaarselt. Et minu enda jaoks oli erakordselt elu muutev, ma arvan, et sihuke natuke enne Covidi algust, äkki 2018, siis kui ma jäin üksi ja mul tekkis ka võimalus väga palju aega veeta endaga looduses. Ja see on päris huvitav, kui palju meil on just nimelt seda vastupanu, millest Maria ka nii hästi rääkis, on ju, et kui palju vastupanu sa leiad ja kui palju sa hakkad vaikuses iseendaga. Ja ma ütleksin, et loodus on parim koht, sellepärast et tegelikult kodus teises toas olles me ei ole päriselt iseendaga, me oleme ümbritsetud igasugusest välisest mürast, ka teiste inimeste energiaväljast. Ja see on tegelikult hästi paradoksaalne, et keskmine inimene tänapäeval tegelikult ei viibi hetkekski enda energiaväljas. Ehk siis me tegelikult sisuliselt päevast päeva, jällegi paljud meist elavad korterelamutes, on ju, meil on elukaaslased, lemmikud, lapsed, meil on naabrid, siis enamus meist läheb kuhugi tööle, kus me oleme taaskord ümbritsetud teistest inimestest, siis me läheme toidupoodi ja nii see jada käib, mis tähendab seda, et tegelikult väga paljudel meist ei teki ka seda sihukest teadlikku pausi, kus ma päriselt saan kuulda ja kuulata ennast, märgata seda, mida minu keha mulle ütleb, märgata seda, ka seda sisemist häält ja muuhulgas tegelikult selles vaikuses tulevad ju nähtavale ka kõik need lood, mida me endale räägime. Ka kogu see sihukese plaat, vaata, mis sihuke non-stop ketrab. Ja mida rohkem seda vaikust luua, seda rohkem on võimalik seda müra hiljem ära tunda ja eristada. Ja minu meelest üks sihuke suurepärane koht, mida on võimalik vähemalt minu vaatest kätte saada ikkagi eemaldudes, eraldudes, eraldades ennast korraks mürast. See on huvitav, et me räägime vaata ühendusest, on ju, aga vahepeal on vaja korraks eemalduda kõigist teistest ühendustest, et luua see ühendus endaga, et siis tulla hoopis teisest keskmest tagasi inimeste hulka ja tegelikult aru saada, millist mõju avaldavad mulle teised inimesed. Et tegelikult see on ka miski, millest ma festivalil tahan lähemalt rääkida ja tegelikult ma tahan läbi viia ühe praktilise töötoa. Ma veel täpselt ei tea, kuidas see välja hakkab nägema, aga ei peagi teadma, sest et ilmselt see kujuneb siis, kui ma näen, kui palju rahvast täpselt kohal on. Aga human design
et seesama loogika, mis tegelikult kipub meid väga tihti eraldama, seda loogikat saab tegelikult kasutada ka päris ägeda tööriistana, sest et loogika ei ole mitte saatanast ega miski, mida tuleks taaskord kuidagi eemale tõrjuda või sildistada. Et loogika on üks väga vinge tööriist, millega meid on õnnistatud ja mida me oleme enda rõõmuks tahtmata või tahtlikult või tahtmata väga tublisti arendanud. Ehk siis mõistmine, aktsepteerimine ja mõistmine käivad käsikäes. Ja väga tihti me ei mõista teisi, et me ühest küljest, noh, ma ju tean, et sa ei toimi nii nagu mina, ma ju saan aru, et me ei ole päris samasugused, on ju. Aga samas ma nii tahaks, et sa ju ikkagi oleksid nagu mina, on ju. Et human design aitab väga hästi tuua nähtavale eripärad ja aitab väga hästi seda teha sellisest neutraalsest kohast. Me räägime jälle keerulistest terminitest, mis teatud mõttes natuke jooksutavad mõistuse kokku, on ju. Ja samas me räägime sellistest kvaliteetidest, ehk siis ma ei tule ja ütle sulle, et kuule, sina oled selline või sina teed seda. See on muidugi miski, mida me tavaliselt suhetes väga palju kogeme, mida me kõik oleme raudselt kogenud, me oleme kõik seda teinud, on ju, lähisuhted, suhted lastega, aga me tõmbame seal pingesse. Ja minu meelest Maria jutust tuli see ka nii hästi välja, et seesama, et me ei saa tegelikult päriselt luua seda avatud mõistvat ruumi, me ei saa olla ühenduses, kui me oleme pinges. Ja sellepärast on minu meelest nii oluline pöörata tähelepanu sellele, mis su kehas toimub. Nüüd nii kui mina tajun, et sina oled ründav või hinnanguline, siis ma lähen ju pingesse ja mul ei ole enam seda vastuvõtlikkust, ma ei kuule sind päriselt. Ja ma arvan, et kui me räägime just nimelt ka sellisest sügavast ühendusest endaga või teise inimesega, siis kuulamine, mitte ainult kuulmine kõrvadega, vaid see päriselt kuulamine, kohal olev kuulamine iga keharakuga on see, kus meil on võimalik, noh, alustuseks siis märgata ennast ja jõuda sellesse kontakti endaga ja siis teisalt luua see ruum, kus ma mitte ei kuule, mida teine mulle sõnade tasandil ütleb, vaid ma kuulan ka seda, mida ta tegelikult võib-olla küsib või vajab või kus ta võib-olla tahab, et ma teda aktsepteeriksin või kus ma võib-olla olengi oma tegudega olnud hoolimatu, sest ma pole mõistnud tema vajadusi. Et human designi võtmes siis see põhitõde, ma olen sellega hästi-hästi nõus ja noh, ilmselgelt see tööriist on minuga olnud juba 10 aastat. Et ma olen seda päris palju kombineerinud tegelikult sellise konstellatsioonidele omase süsteemse lähenemisega. Aga kui me täna võib-olla konstellatsioone nii väga sisse ei too, sest et mulle ei meeldi üldse ajast sõltuda, aga ma tean, et on pool tundi ja aeg on tegelikult ka miski, mis kukutab meid sellest ühendusest täna välja, see kiire maailm. Et see, et me kogu aeg kiirustame, me ei ole kohal selles, mis toimub. Ja ma usun, et kui sa oled kunagi olnud, kes on olnud kunagi armunud? Nagu halloo, siis kas sa mäletad, kuidas nagu armununa kaob see ajaline mõõde täiesti ära? See sihuke nagu tahaks, et see hetk kestaks igavesti. Vot see. Ja võib-olla üks selline kiire maailma hädadest on see, et me oleme nii hõivatud kogu aeg mineviku ja tulevikuga. Noh, see on jälle see, et mida on võimalik kuulda ainult siis, kui sa pause teed, et me tegelikult ei hinda ja väärtusta hetke. Ja noh, see hetk, see siin ja praegu on ka koht, kus tegelikult on võimalik märgata, kuulata teist inimest. Et ühendus endaga ei ole midagi, mida sa lood kusagil tulevikus, vaid siin ja praegu, see on seisund, see on kogemus. Ja see ajale orienteeritus, see selline, see küsimus oli ju tänase päeva põhiküsimus oli ju ka see, et kuidas luua või leida ühendust tänapäeva kiires, mürarikka ma vist lisasin ise, on ju, Merliis, maailmas. Et eemaldumine, pauside tegemine, see hetke ilu märkamine. Sellepärast, et kogu oma selles tormakuses me väga tihti loome nii palju rohkem kannatusi ja rohkem kaost ja siis tegeleme kogu aeg tagajärgede lappimisega. Et taaskord tulen tagasi selle sama ühe soovituse juurde, mis mind on väga palju aidanud ja mida ma nagu, ja see kõlab lihtsalt nii lihtsalt, aga lihtsad asjad kipuvad olema need, mis toimivad, eriti selles maailmas, mille me oleme mõnevõrra keeruliseks ajanud ja põhjusega, aga vaata, mis saab siis, kui sa esimest korda lähed loodusesse, jätad kõrvaklapid maha
ja sa oled seal iseendaga ja sa ei hakka vältima ka neid ebamugavaid hetki, kus sa kuuled seda jama, mida sa endale räägid, noh, seda, mis tõuseb pinnale, on ju, mingisuguseid ebamugavaid emotsioone. Ja kui sa teed seda regulaarselt ja kui sa nagu tood oma tähelepanu päriselt oma kehale, kui sa nagu nii-öelda nuusutadki neid õitsvaid puid ja kuuledki seda linnulaulu, siis tegelikult ma olen päris kindel, ma ei tahaks seda üldse ette öelda, aga kes on kogenud sellises kohas sedasama kodutunnet? siis sihuke, et vau, et ma olen, mis on minu ümber ja ma olen nagu jõudnud justkui nagu koju. et see on see, noh, ma olen palju öelnud, et loodus on minu tempel, et nii kui midagi läheb kusagil keeruliseks, segaseks, siis kõigepealt tõmba pistik välja, mine loo see ühendus enda elu ja kõige elusaga ja siis tule tagasi juba teistsuguse teadlikkusega. Ja vaata, nüüd ma jõuangi nagu siukse hoopis suurema ringiga sinna, kust ma tegelikult alustasin ja millega ka Maria nii ilusti lõpetas. et seesama reaktiivsus, et mida kiiremini me elame ja mida rohkem me opereerime sellisel pinnapealsel tasandil ja me võib-olla ei hakka praegu üldse spekuleerima, et miks nii on või miks maailm on selliseks loodud. et jällegi, kui kari läheb kuhugi, ei tasu automaatselt kaasa minna. aga et me oleme hästi reaktiivsed ja me ei märka ja me ei kuula ja need teadlikud pausid, aeglustamine, see on miski, mida sa saad teha nüüd ja praegu ja kohe. ja vot selles aeglustamises ja nendes pausides kuuleb alguses, eriti alguses kõige paremini seda lärmakat meelt, kõik need hirmud ja ärevused ja Maria rääkis nii hästi just nimelt vastupanust, aga teine asi, mis tuleb mängu, on klammerdumine. vastupanu ja klammerdumine, noh, need kaks tüüpi, keda tasub märgata ja kellega tasub sõbraks saada ja kellel ei tasuks lasta elu juhtida ja mõjutada. et üks asi on vastupanu, teine asi on klammerdumine ennekõike enda plaanide ja selle külge, et kuidas mina arvan, et asjad peaksid käima, ehk siis see niisugune nagu enda tahte elule peale surumine. ja see on see, kus me hakkame noh, teatud mõttes võrdlema justkui nagu tegelikkust või me muutume täiesti pimedaks tegelikkusele ja hakkame kõrvutama kõike toimuvat enda mingisuguse illusiooniga. tihtipeale see illusioon on ka, kes seda teab, kust pärit. ja üks, kui ma võib-olla tuleks tagasi suhetesse, sest ma kuidagi nii väga tahaks püsida selles suhete teemas, sest ma tean, et festivalil püsin ma täiega suhete teemas. et üks osa on kindlasti see, et suhe endaga, tunne ennast, tea, mida sina lauale tood, tea, millega sa kohale tuled, tea, kuidas sina toimid. tea ka enda vajadusi, sest et teine inimene ei ole selgeltnägija suure tõenäosusega ja palju selgem ja palju lihtsam on siis, kui sa ka kommunikeerid asju selgelt ja vahetult. ja mul on hästi meeldinud öelda, et alati sellised rahuajal tehtud kokkulepped kannavad ka kriisis. aga see suhete pool, et kui palju me tegelikult võrdleme olemasolevat või uut suhet vana suhtega või kui palju me tegelikult kipume võrdlema erinevaid suhteid, erinevaid inimesi. ja me võime küll öelda, et me seda ei tee, aga noh, aga tegelikult. ja siis meil on need illusioonid. noh, et seesama, teeme nimekirja, et vot sellist, noh, ma räägin siis korra nagu paarisuhete võtmes on, et sellist meest ma tahan või noh, selline peab olema, eks ju, ja siis tuleb see pikk loetelu ja enamjaolt kustkohast me seda loetelu toodame? noh, see ei tule nagu südamest, et kuule, tegelikult igatsen kedagi, kellega mul oleks hästi lihtne, hästi mugav olla ja kellega ma tunneksin ennast nagu kodus ja kellega ma tunneksingi, et me loome midagi enamat, et mul on temaga koos kuidagi nagu parem, kergem olla kui iseendaga, et teine inimene panustab minu ellu mingite kvaliteetidega ja noh, siis parimal juhul võiks ta ju innustada mind ka kasvama paremaks versiooniks iseendast, mitte püüda muuta mind mingisuguseks talle sobivaks, on ju. et see on ka see, millele mina tahan selles töötoas rõhku panna, et mida me tegelikult suhetes otsime, mida me vajame, kui erinevaid ühendusi me loome ka erinevate inimestega. et tegelikult iga ühendus, iga suhe on täiesti unikaalne ja seda ei saa kunagi objektiivselt võrrelda ei eelneva, kelle ammugi mitte kellegi teise suhtega ega ka selle ühiskondliku sotsiaalse normiga. et võib-olla üks asi, mille üle ma olen ka nagu väga-väga palju juurelnud, on see, et vaata, vanasti oli nagu elu mõnevõrra lihtsam, on ju.
et sa nagu elasidki oma külas, on ju, noh, ja siis sa nagu saidki ennast, enda suhet võrrelda võib-olla teiste külaelanikega, on ju. ja noh, ja siis sa nagu valisid endale kaaslase ka, noh, nii-öelda külameeste või siis vastassu esindajate hulgast ja siis sa pidid kuidagi nagu seal arenema ja toime tulema. et täna eriti lähisuhete võtmes me elame hästi pinnapealses ja pealiskaudses maailmas ja me tihti kipume võrdlema seda, mis meil on mingisuguse pakendiga, mida me kusagil väljaspool näeme. ja seetõttu me tegelikult noh, nii-öelda me ei olegi enam kohal, me kaotame ära selle ühenduse ja me hakkame igatsema mingisugust illusoorset pakendit, hindamata seda, mis tegelikult on. ja võib-olla, kui ma nagu hästi lühidalt võtakski kokku selle, et millele ma tahan kõige rohkem rõhku panna, on see, et kuidas hinnata seda, mis on. ja kuidas nagu tegelikult võib-olla ka nagu oma meelt toita selleks, et meel saaks rahulikult istuda tagaistmele ja lasta targal südamel juhtida. et noh, meelega ongi nii, et sa kas lood teised seosed või jooksutad meele kokku, emba-kumba pidi, on ju. vaikuse loomine aitab ka. aga et tegelikult need eritasandilised erinevad ühendused, et mida siis sina tegelikult otsid, vajad ja igatsed ja kuidas siis teine inimene võib erineda oma vajaduste, soovide poolest ja tegelikult, et mida tood sina sellesse suhteruumi, mida toob teine inimene, millise koosluse te omavahel loote. ehk siis just nimelt see, et iga ühendus on unikaalne ja tegelikult igas suhtes selles kõige olulisemaks vundamendiks on ikkagi see aktsepteerimine. et mida enam aeg edasi, siis mida anna märku ka kommentaarides, et kuidas see sind kõnetab, et tegelikult aktsepteerimine, et see selline sügav tunde ja tajupõhine selline tunnetuslik mõistmine on selline kandvate, armastavate, hoolivate, püsivate liitude, ühenduste ja suhete vundament. senikaua, kuni ma ei luba sul olla selline, nagu sa oled ja ma ei ole valmis ka nägema sellise uudishimuliku pilguga ja avatud südamega seda, kes sa tegelikult oled ja seda ka aktsepteerima. ehk siis aktsepteerima sinus ka neid kohti, mis ongi minust võib-olla erinevad. et jah, ühest küljest me võiksime öelda, et me kõik samast kohast tuleme ja mingite asjade poolest oleme väga samalaadsed, aga me paratamatult toimime erinevalt ja ka meie erinevad käitumismustrid ja ka võib-olla sellised automaatsed dünaamikad, traumad, kõik see, mida me ka siis selle elu vältel oleme kokku noppinud, korjanud, et see on hästi erinev. ehk siis kuidas jõuda paremasse kohta iseendaga, ma ei tea, mine loodusesse, tule loodusest tagasi tasakaaluka keskmega ja päriselt kuula avatud südamega. et hästi kuidagi nukker on tihtipeale märgata seda, et mida rohkem me oleme pahuksis iseendaga, seda rohkem me tegelikult tajume ka kõike, mida teine inimene ütleb nagu rünnakuna või kuidagi nagu võtame hästi isiklikult mingeid asju. et ja ma täiega julgustan sind eemalduma, looma seda sisemist vaikust, tegema teadlikke pause, võtma aega, noh, eriti kui me räägime suhete võtmes, et võtma seda aega, et võta ka aega, et olla inimesega, kellega sa koos oled. et võta aega, et päriselt märgata, päriselt kuulata ja kuulata just nimelt, ma nagu ei väsi seda kordamast, aga kuulata südamega ja tajupõhiselt. väga tihti ei oskagi neid asju väljendada, sest keegi pole õpetanud. ja siis me kasutame kohmakaid, naljakaid sõnu. aga tegelikult südamega kuulates on võimalik. Perliis, kas sul mulle mingi hea küsimus? ma nii ootasin alguses seda head küsimust. Ma mõtlesin, ma ei sega sind, kuna sul oli nii mõnus flow ja muidu mõte läheb kaduma, kui keegi hakkab mingite küsimustega segama. aga jaa, sa väga hästi räägid ja oled alati rääkinud, et võib-olla nagu sellest ka natukene, et kuidas me mõjutame üksteist ehk siis need human design'i ühendused ja võib-olla see, et mida nagu human design välja toob, et kuidas mõni inimene teeb meid hoopis paremaks inimeseks ja siis mõne inimesega me peame tohutult tegema enesega tööd või selle suhtega tööd ja hästi ebamugav on, et võib-olla kuidagi lühidalt sellest ühenduste transformatiivsest poolest ka.
ja aitäh, mulle ikkagi nii väga meeldivad need sisendit andvad küsimused, tõmbab kuidagi hästi fookusesse. Ma olen hästi kujundlikult, kuna ma saan aru, et järele jäänud 9 minutiga ma siis Human Designi baasvundamenti selgeks ei tee, siis püüame olla täpsed ja asjakohased. Suhete võtmes ma olen hästi palju öelnud, noh, Human Designis me räägime avatusest, täidetusest, on ju, ehk siis sina ja sinu loomulik osa ehk siis miski, mis on sulle hästi omane ja mida sa siis parimal juhul ilma igasuguste enesepisendusteta väljendad. See on midagi, mida sina tood lauale. Ma olen siis nagu tihti öelnud, suhete võtmes on see, et mina tulen oma Caesari salatiga, on ju, ja siis nagu teine inimene tuleb oma mingisuguse, ma ei tea, praekapsaga. Ja siis me kolime kokku ja me segame need kokku. Ja mida rohkem me koos oleme, seda rohkem meil ongi nagu see Caesar kapsaga, on ju. Ja siis see nagu muutub nii selliseks segunenud värgiks, et meil on nagu väga raske juba eristada. Noh, et kus on see minu nagu see salat on ja kus on see praekapsas. Ja nüüd osade inimestega, noh, ilmselgelt, okei, noh, Caesar praekapsas on nagu kummaline, on ju. Aga noh, kui ma tuleks nüüd oma, ma ei tea, keedukartulitega, sa tuleks praekapsaga, siis oleks nagu juba täitsa sihuke tead Eesti rahvusroog. Nüüd, kui mina tulen Caesariga ja sa tuled näiteks kreemikoogiga, siis see kombo on küll nagu võib-olla ei ole päris see, on ju. Et alustuseks ja siin on nüüd hästi mitu kihti ja tasandit, et jällegi tasub teadlikult eemaldada korra nii-öelda enda Caesar sellest potist. No see on seesama, et mine ole endaga looduses ja kõik need, kellele ma olen aastaid ja ma ütlen, et see kõlab nii jaburalt lihtsalt, aga need, kes on nagu kuulda võtnud ja on seda teinud, siis need on kõik jaganud eranditult seda, et alguses on retsilt ebamugav, aga pärast on see nagu selline püha rituaal, et see selline kuidagi 5 päeva lõpus kõik maha laadida või siis päeva alguses jõuda kohale ja sättida fookust. Ja mina teen neid looduse ringe hommikuti õhtuti, noh, vahel jääb mõni vahele, aga see on nagu kuidagi, ma täiega tunnen, et see on minu enda heaolu seisukohast üli oluline, et ma olen parem ema, parem inimene, kui ma seda teen. Nüüd jah, siis kui mina juba olen selgeks saanud, et mis on see minu Caesar on ja ma võtan selle vahepeal ära, siis mul on tegelikult võimalik aru saada, kuidas teised inimesed mind, mitte et ma mõistusega ei hakka lugusid endale rääkima, vaid ma saan energeetiliselt taju ja tunnetuse põhiselt aru, millise muutuse minus loob kellegi teisega koos olemine. Ja me oleme siin hullult head müügimehed endale. Noh, kes ei oleks kunagi rääkinud endale musta valgeks, et aga tegelikult ma olen haige, mul on hullult raske, mul on kõik jumala, aga tegelikult ei ole üldse halb. Aga tegelikult, et minu meelest üks hästi suur kingitus on hakata kuulama oma kehaga suhetes ja märkama seda, mida keha sulle ka seal ütleb. Milliste inimestega läheb keha pingesse. Ja no üks asi, vaata jälle eristame siin nüüd seda, et kas me räägime pikaajalisest suhtest ja võib-olla sul on lihtsalt õhus mingi lahendamata konflikt, on ju, või siis noh, oletame, et sa oled vallaline ja kui sa nüüd kellegiga kokku saad. Ja ma usun, et kui meil siin eetris on vallalisi, kui on, siis võiks lehvitada, on ju, et kui sa oled vallaline, kui sa oled kunagi käinud kohtamas, no kui sa oled vallaline, ma loodan väga, et sa käid kohtamas, et siis sa ilmselt oled seda tajunud, et osade inimestega kokku saades sul närvisüsteem kuidagi nagu rahuneb. Kuidagi nagu, noh, kuidagi isegi tundub võhivõõras inimene ja meel on siuke, et kuule, jõu, et noh, mis värk on, aga kehal on kuidagi rahulik olla. Ja teiste inimestega oled sa nagu alati kuidagi hästi pinges. Või siis nagu kuidagi, noh, ei ole päris see. Et üks asi on selle tajumine, arusaamine. Teine asi on see, et kui sa tead juba enda loomulikku seisundit, sa saad päris hästi aru, mis teises on ka muutunud. Noh, see kehtib nüüd juba pikaajalisemate elukaaslaste puhul, on ju. Et oletame, et ma tulen töölt koju, on ju, ja minu elukaaslane on nagu hullult halvas tujus, noh, come on, me eriti naistena saame tegelikult kohe aru, on ju. No mis tähendab seda, et see annab ka võimaluse objektiivselt kohanedes sellega toime tulla. Nüüd rääkides suhete sellisest 1+1 kvaliteedist, siis jah, on inimesi, kes toovad meis välja noh, nii-öelda parima ja tihtipeale see parima väljatoomine on areng, mis tähendab seda, et kui sa küsid arengule suunatud suhet, siis ole ka valmis muutuma ja arenema. Et areng ei pea olema kannatusega, areng tähendab seda, et sa astud mugavustsoonist välja. Ja minu meelest nagu kõige ägedamad suhted ongi need, kus tekib siuke avatud ruum koos loomisele, koos arenemisele. Ehk siis ma näen sind, sa näed mind ja otse loomulikult
ma tahan sind toetada, innustada, mitte muuta, mitte kuidagi nagu vägisi vormida, onju, vaid ma olen sinu jaoks olemas ja ma loon selle avatud ruumi, kus sina saad kasvada parimaks versiooniks iseendast. ja ma ei tee seda ka nagu enda arvelt, ehk siis mina kasvan ka, mis tähendab seda, et noh, kuule, et aga noh, kui me mõlemad kasvame, siis me peamegi, head suhted on need, kus vaata nagu kaks jalga justkui käivad niimoodi nagu taktis, onju. ja vahepeal no paratamatult on keerulisemaid hetki ja on keegi võib-olla haige ja keegi teine on terve samal ajal, onju. tervik kipub tasakaalustama nii, aga et vahepeal noh, ongi üks jalg on toekam, teine on nagu nõrgem, onju, aga see ei tohi püsivalt nii olla. ja tihtipeale, mis puudutab erinevaid ühendusi, siis on see, et me valime, noh jälle ma ei saa siin praegu süsteemsetesse dünaamikatesse minna, sest et muidu ma lasen nii julmalt ajast üle ja ma ei taha seda täna teha. aga et me tihti ei ole üldse vabad oma valikutes ja me kordame neid samu mustreid, kordame neid samu kannatusi, teeme seda hästi automaatselt, noh, ma ei tea, jälle lehvita kommentaarides, kui sa kunagi oled sattunud suhtesse, noh, sihuke, et nagu justkui nagu ma ei teagi, kuidas, aga näed, see inimene järsku kolis minu juurde sisse, onju. et tegelikult lähisuhe on, no jälle kandiline näide onju, aga tegelikult suhted on teadlik valik. et elu võib küll inimesed sinu teele saata, sa võid nad ka ligi tõmmata, aga eriti kui me räägime lähisuhtest, siis see on ikkagi teadlik või noh, võiks olla parimal juhul teadlik valik, onju. ja ma olen palju spekuleerinud, no see on jälle niisugune nagu musta huumoriga läbisegi, onju. aga et küll oleks vinge, kui päriselt see on nüüd varjutatud musta huumoriga lihtsalt sihuke taustaks onju, et ei tasu liiga tõsiselt võtta, aga et küll oleks hea, kui nagu me kõik oleksime teadlikud sellest, et mis on see sihuke mitte mõistuse tasandil, vaid energeetilisel tasandil, mis on need kvaliteedid, mida ma tegelikult igatsen ja vajan. ja et samas nagu teadlikkus ka selle kohta, et mida ma lauale toon. ja et kui seda nüüd hästi ausalt väljendada suhte alguses, et vaata alati nagu kuidagi, kui me alustaksime suhteid hästi ausalt, ja me tihtipeale ei alusta suhteid hästi ausalt, nii kui meil on vaja nagu kellelegi meeldida, me ei ole selles üldse ausad, aga et kui me alustaksime suhteid hästi ausalt, siis tegelikult väga paljud suhted ei algaks üldse, mis tähendab seda, et ka mingisugune korduv kannatus jääks kohe seal elimineeritud, onju. Nüüd olemasolevate suhetega on natuke nagu teistmoodi, sest et mingi liim on teid juba kokku liitnud ja noh, seal on jällegi suur tarkus on ju, et kas me nüüd liigume uuele tasandile edasi või see ühine teekond on läbi saanud, et noh, üks ei välista teist, aga kui vähegi on sellist ühendavat liimi, siis alati on võimalik leida lahendus ja seal on hästi oluline võib-olla, mis siis ka selle töötoa ja human design'i võtmes, et kui me räägime nendest ühendustest, siis kõige suurem väärtus, mida see on loonud, on just nimelt ennekõike mõistuse tasandil arusaamine sellest, et teine ei ole nagu mina ja et nüüd ma saan aru, mille poolest ta võib olla erinev või võib-olla mille poolest erinevad tema vajadused ja see annab võimaluse teatud mõttes rahustada meelt, et siis jõuda sellesse empaatilisse mõistmisesse. et ma kõigepealt justkui nagu mõistuse tasandil mõistan, ma olen võimeline looma uusi seoseid ja siis ma nagu saan avada oma südame. et neid teid on palju, noh, kuna mina elan niisugust tajupõhist elu ja räägin loogikakeelt, siis ehk siis kuidagi umbes nii, ma vaatan, et mul on täpselt umbes 30 sekundit jäänud. kas sul on veel mingi superkiire küsimus või Helena erakordselt esimest korda ajalooliselt lõpetab minuti pealt? tundub, et nii see on jah. Mul ei ole rohkem küsimusi, aga küll tahaks tuua esile seda, mis sa ütlesid, et me oleme kõik erinevad ja just hiljuti oli üks sõbranna, kes on mul 45, ütles, et ta nüüd sai aru alles, et inimesed on erinevad, et ta on alati oodanud oma partnerilt kõiki neid asju ja mõelnud, et miks ta aru ei saa, kui ma ütlen talle, et miks ta aru ei saa. ja ta ütles, et alles nüüd tal jõudis kohale, et me kõik oleme erinevad ja kui sa ütled inimesele, siis ta isegi ei saa sellest asjast samamoodi aru, nagu sina saad. nii et jah, ma arvan, see on see, mis siit human design'i koha pealt kaasa võtta ja Helena jutust kaasa võtta, et mõista seda, kui erinevad me oleme ja vaadata teisi nagu siukse värske pilguga, selle asemel, et võtta neid nagu iseenesestmõistetavana. ja ma arvan, et seda põnevam see elu on, kui me saame seda nagu kunsti kogeda, mitte see, et meie kõrval olev inimene on iga päev seesama
ja me näeme teda üldse läbi võib-olla selle perspektiivi, millest me unistame või millised on meie illusioonid, vaid et me päriselt hakkame teda nägema. Et see on kindlasti üks asi, mida me ühenduses festivaliga tahame nagu näidata inimestele, et kui palju ilu tuleb ellu juurde, kui me hakkame päriselt nägema seda teist inimest ja ka iseennast. Ja nüüd Eeva kohe võtabki siin üle ja räägibki, ma arvan, ka sellest natukene, et kuidas see päriselt nägemine käib, et Eeva praktikad on sellised väga tõde toovad või kuidas seda öelda. Mul on väga suur austus Eeva praktikate vastu ja väga imetlen seda tööd, mis ta teeb ja kuidas ta inimesi juhendab. Nii et jah, sõna nüüd sulle, Eeva. Ootame põnevusega sinu nägemust ja lähenemist sellele. Tere kõigile! Loodan, te kuulate mind. Jaa, kuulate. Okei, hästi. Kõigepealt aitäh, Merliis, et sa mind siia kutsusid täna ja et mul on võimalus inimestele rääkida sellest, millest ma siis ka muidu oma järgijatele, klientidele, oma programmides, kursustel ja nii edasi seda räägin. Ja siis aitäh ka selle eest, et te mind kutsusite nüüd siis teist korda ühenduses festivalile. Mul on alati suur rõõm teadvusest ja elu olemusest ja sellest, mis tegelikult siin toimub üldse, alati rääkida. Ja see on huvitav, kuidas sa ütlesid, et kuidas sina näed neid minu õpetusi või praktikaid, tegelikult ei ole vahet, mis asju me kasutame ainusõnadena. Aga ma nüüd ütlen, et pange ennast valmis, et ma tean, mis on tänase asja teema, ma olen sellest väga teadlik. Ma võtan selle ette ja nüüd ma hakkan seda purustama. Ja ma ei tee seda muidugi selleks, et mingi asi, mis on varem öeldud või kuidas keegi midagi teeb, oleks kuidagi vale. Ma ütlen selle välja, et see oleks äärmiselt selge. Aga ma ütlen seda sellepärast, mida te siis, kui te avatud olekuga minu esitust nüüd seda, mida ma teile lihtsalt räägin, see ei ole tegelikult mingi esitus, ma lihtsalt räägin seda, mis ma tean ja kuidas asjad on, siis kui te seda kuulate ja lasete seda kehast läbi natuke nagu ütleme mingit signaali, mitte nagu teadmiste tasandil, seda ei proovi oma süsteemi paigutada kohe, siis sa võid kogeda ka selle lühikese poole tunni jooksul, sest aeg on illusioon, seda, et midagi su olemusest totaalselt nihkub. Ja ma ei mõtle seda, et sinu inimene muutub, see on midagi täiesti teistsugust, mida me siin tegema hakkame. Ja me teeme lõpus kohe aktivatsiooni, ma ütlen siis, kuidas sellest läbi minna ja kuidas mitte sellest läbi minna. Aga kõigepealt siis, et paljud igasugused õpetused, energeetilised, psühholoogilised, vaimu, spirituaalsed, bla, 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 eks neid on tohutu arv, kõik on meile kättesaadav tänapäeva imelises maailmas. Need räägivad asjadest erinevatelt tasanditelt. Ja see, millest mina teile räägin, ja see ei ole mingisugune eneseupitamine, sest mind üldse ei huvita sellised asjad, võib-olla vahet ei ole, kas sa usud mind või mitte, aga et sa tajud seda, et see on teadvuse tasandilt asjast rääkimine. Ehk siis kõrgeimast teadlikkusest, mis minule on praegu kättesaadav ja loomulikult ka sinule, kui sa siin oled, siis sa kuuled tegelikult iseennast. Mind ei ole olemas, ma ütlen kohe teile selle ära ja see tundub kohati väga naljakas, mida ma räägin. Kui sa oled mind enne kuulnud kuskil rääkimas, siis sa juba tead, et ma räägin natuke teistmoodi asjadest või väga teistmoodi. Kui ei ole, siis lihtsalt kuidas sa saad suurima kasu sellest soovitud muutuse endale tänasest minu kuulamisest, kui sa oled korraks avatud ja paned kõik oma, ilma et sa teaksid, mis need on, oma piiravad paradigmad korraks kõrvale, ja pärast võid need jälle tagasi võtta, kui tahad. Sest muidugi sa otsustad ise, mida sa teed sellega, mis su teaduses on. Okei, nüüd see teema, Merliis, mis sa mulle andsid, eks see, mis on tänase teistel ka, aga siin minu rääkimise teema ka, kust me lähtume ja millest me alustame, on, et kuidas tänapäeva kiires maailmas leida või luua rohkem tasakaalu. Oli selline, eks ole? Jah? Okei, nüüd ma ütlen teile ühe väga lihtsa ja samas asju muutva lause. Sinu reaalsus on täpselt selline, mida sa oled eeldanud. Ja nüüd, mis see tähendab? Kui me räägime, ma võin teile rääkida pool tundi sellest, et kuidas tänapäeva kiires maailmas tasakaalu leida, aga kas te kuulete, mis on see eeldus ja mida sa siis järelikult lood? Ehk tänapäeva maailm on kiire. Mina ütlen vastupidist või siis midagi muud. Mina ei taju, et elu oleks kiire. Mul on lõputult aega. Ei ole mingit stressi, probleeme ei ole olemas.
Ja seda sama kogemust saavad ka mu kliendid, just nimelt need, kes tulevad siis tasuta webinaridest kaugemale, sellepärast et seal me läheme sügavuti asjadesse. Ja see ei ole mingi teooria, mida ma neile annan, kuigi inimesed nimetavad õpetused, vahet ei ole kuidas, vaid nad saavad päriselt kogemuse. Ja siin on inimesi nii grupiprogrammides, kus tehakse rohkem individuaalselt tööd, kui ka neid, kes tulevad minuga personaalselt töötama. Ma räägin teile sellest selleks, et te näeksite, mis on võimalik. Et see avaks teie silmad nagu mingile täiesti teistsugusele reaalsusele, millest te varem võib-olla ei ole isegi kunagi mõelnud. Sellepärast, et te olete keskendunud sellele, kuidas selles reaalsuses, mida te seni loonud olete ise, kõik su reaalsus on sinu enda loodud, sa lihtsalt ei mäleta, et sa oled seda teinud, kuidas selles paremini toime tulla. Aga kui sa nüüd mõtled korraks, kui sa lapsena alustasid oma elu, siis kas sa keskendusid sellele, kuidas paremini selles elus toime tulla või su silmad särasid selle peale, et kõik on võimalik. Ja nüüd täiskasvanuna me hakkame seda unustama ja siis inimesed tegelevad igasuguste praktikatega, igasuguste tehnikatega ja meetoditega selleks, et olla parem inimene, et tulla paremini toime selles kaoses ja nii edasi, aga nad on nad on tõele väga lähedal paljude nende asjadega, aga nad ikkagi samaaegselt loovad seda sama reaalsust lihtsalt väikeste muutustega. Ja ma ei räägi ainult isiklikust kogemusest, te teate, millest ma räägin. Kui sul veel ei ole sellist tunnet, et sul on mõte ja see materialiseerub ja see on pööraselt maagiline ja ma mõtlen päriselt selliseid asju, et sul on mõte, alles mu klient rääkis, tal oli mõte, mis tunne oleks, kui 5000 eurot ilmuks ilma midagi tegemata ja järgmisel päeval oli see olemas ilma, et ta teeks mitte midagi selleks füüsilises reaalsuses. Aga asi ei ole ainult muidugi rahas. Nüüd kujutage ette, ma räägin teile mõned kogemused lühidalt ja kohe lähme asja juurde, aga see sama teeb juba seda sama, mille jaoks sa siia tulid. Mis on võimalik, kui sa teadvustad, mis tegelikult see reaalsus on, kuidas sa seda lood, kuidas sina kogu aeg oma elu lood ja mida sul on vaja teha selleks, et see päriselt kardinaalselt muutuks, mitte oleks natuke parem. Tegelikult me ei taha ju natuke paremat elu, me tahame pööraselt õnnelikku, imelist, maagilist elu. On nii, ma usun, et te tahate seda, aga inimesed ei julge sinna minna või siis nad unustavad, sest nad lähevad kaasa sellega, et kuidas natuke muuta. Okei, kui sa oled selle natuke muutmisega ühel pool, siis oled sa valmis selleks, mida mina räägin, siis sa oled valmis tulema minu maailma. Ja see ei ole alati üldse mugav, aga sul ei ole ju tegelikult vahet sellest, kas see on ebamugav või mitte, sellepärast, et kui sa oled 95, siis sa tahad vaadata tagasi ja öelda, et okei, ma tegin kõik. Selles mõttes ma tegin rõõmuga kõik, mis mulle tuli ja võtsin selle vastu, mitte et ma hakkasin mõtlema, kuidas oleks natuke lihtsam, nagu vaikselt siin nihkuda ühest muutusest teise. Okei, mis on võimalik, kui sa teadvustad, kes sa tegelikult oled ja siis nimetame siis seda õpetuseks, aga kui sa teadlikuna oma elu lood ja kui sa tead, kuidas sa seda teed, ka praegu, kui sa saad teada, kuidas seda eile tegid, täna tegid, homme teed. Võimalikud sellised asjad. Ma tean vähemalt konkreetselt 2 inimest, tundub võib-olla vähe, aga samas ju palju, kes pärast aastaid katseid saada last tundus võimatu, öeldi ei saa, mitte miski ei toiminud, ühtega teistpidi 3 kuud pärast koodinägijas olemist, ootasid nad beebit ja nüüd on see laps sündinud, teine inimene on ka. Ehk siis, kui ma rääkisin enne rahast, aga nüüd mõelge korraks nii, et absoluutselt kogu su reaalsus, mis siin on siis elu erinevad valdkonnad, laste saamine, tervis, raha, eks ole, see on oluline osa meie elust, see ei ole kuidagi kõrvaline, ebatähtis, see on meie enda teadvusena loodud asi, täiesti maagiline, kui sa seda puhtalt näed, igasugune muu, varaline rikkus, siis spirituaalne rikkus, võid seda ka külluseks nimetada, eks oluline osa meie elust, emotsionaalne rikkus, kui sügavalt me elu tunnetame, ma ei mõtle siin negatiivseid emotsioone, vaid puhast rõõmu, mis on täiesti piiritu, suhted lähedastega, perega, sõpradega, armastus, romantilised suhted ja ma ei tea, mida ma kõike veel ei nimetanud, on ju igasugused saavutused, nii-öelda, meil ei ole paremat sõna selle jaoks, kui sa tahad olla tippsportlane, mu klientide hulgas on neid, kui sa tahad olla tipptasemel artist, midagi sellist luua, mida teistega ka jagada, siis absoluutselt ei ole piire selles, mida sa luua saad, kui sa tead, kuidas see päriselt toimib. Nii, ja siis need samu asju on mu kliendid päriselt ise loonud. Näiteks startupide omanikud, juhid, kes on seni järginud plaani uniste planeeri saavuta või siis proovinud ka energeetiliselt spirituaalsete meetoditega
hoida ruumi, luua ühendust oma meeskonna sees ja nii edasi, aga nad nagu kuskile ei lähe sellega eriti, lihtsalt tundub kergem kohati, okei? Nüüd, kui nad teevad seda, mida me siin minuga teeme, siis lõpetades kõik tegutsemise füüsilises reaalsuses, investorid ilmuvad ja 6-kohaliste numbritega üleöö nende ukse taha, ilma et nad oleks neid jahtinud. Mida see vähemalt võiks teist teha, on teha teid uudishimulikuks. Kas te olete uudishimulikud? Jah? Okei. Ja nüüd see on asi, millega te avate oma teadvust sellele, et midagi enamat, kui sa oled võib-olla mõelnud enda jaoks, et on võimalik. Ja nüüd oled sa avanud ennast sellele, et oot. Kas ma tegelikult tahan, et mu elu, sissetulek, suhete kvaliteet, mängime, et kordajad on päris, muutuksid 2 korda, või ma tahan minna sinna, kus ma ei ole enne käinud ja näha, mis on päriselt võimalik. Aga mis on võimalik, kui kõik on võimalik? Kas sa oled üldse kunagi seal käinud? Need on küsimused, millele sa muidugi siin vastama ei pea, aga võib-olla sa täna öösel, ma ei tea, 2 varianti, kas magad üli hästi või ei maga üldse. Sellepärast, et sa tahad tunnetada seda, et oot, mida ma siis seni olen teinud. Et kui sa nüüd märkad sellist mõtet, siis lase sellel ka nagu lihtsalt olla vähemalt neutraalne või siis nagu märgata rõõmuga, et aga lõpuks ma olen siin, nüüd ma hakkan vaatama, mis seal siis ootab mind. Mida ma tegelikult ei ole isegi nagu julgenud vaadata või mõelnud sellest, et ma võiks vaadata mingeid teisi reaalsuseid. Okei, lähme nüüd tagasi nende asjade juurde, see oli nagu tiiser esimene pool ajast, aga aeg ei ole oluline, eks? Ja et te saate aimu sellest, mis on tegelikult võimalik, kui te lasete lahti oma senistest paradigmadest ja nendest nagu mudelitest, millega ei ole midagi valesti, aga sellel on oma koht ja aeg oma elus, aga kui sa oled uudishimulik enamaks, siis nüüd oled sa õigel ajal õiges kohas. Ja kõigepealt siis, kui sa mõtled, et elu on kiire, siis sul tuleb otsustada, sest et mõlemad on võrdselt võimalikud. Sa tajud seda, mis su ümber on, nagu see on kiire, mulle tundub nii, mulle tundub naa. Miks see kiire on? Kuidas on võimalik, et kõrval inimene, ütleme siis näiteks mina või keegi teine, kindlasti sa tead kedagi veel, kes ütleb, et aga absoluutselt ei ole kiire. Kuidas on võimalik, et tema jaoks ei ole reaalsus kiire, maailm ei ole kiire, müra täis, ei ole kaoses, ei ole negatiivne. Ta ütleb, et elu on imeline. Kuidas see võimalik on? Kas ta on mingis illusioonis või oled sina mingis illusioonis? Ja see on see koht, kus sa hakkad võib-olla nägema juba seda, mida ma täna natukegi jõuan teile avada ka, nagu esimese maitse sellest anda, et kogu elu on tegelikult illusioon. See, kus me elame, on unenägu. Ja mis selle unenäos oleva määrab, on see, mis on sinu teadvuses. Ja see, mis on sinu energeetilisel joonisel, mis on natuke nagu sarnane asi ja et see ei tunduks sulle keeruline või mis asi see veel on jälle mingi uus tehnika, ei ole. See on põhimõtteliselt see, mida sa valid, et su elus on, aga inimesed 99%, niimoodi täiesti üldistades, käivad ringi magades selles mõttes, et mitte magades selles mõttes, et nad ei tea, et nad ise valivad oma eeldustega selle, mis nende füüsilises reaalsuses siis avaldub. Ehk siis nad ei teadvusta suurem osa ajast, mida nad valivad. Ja see ei ole absoluutselt isiklik. Nüüd tavaliselt, mida inimesed selle koha peal, nagu kui neil tekib see ärkamise tunne, et okei, ma ise olen päriselt oma elu looja, kuidas ma muudan seda, mis on mu teadvuses, siis nad lähevad nende tehnikate juurde, kuidas hakata oma inimest parandama. Trauma, tervendamine, paremad mustrid ja nii edasi. Aga nad võtavad selle info sisse isiklikust teadvusest. Ja see ei ole ärganud olek, vaid see on lihtsalt natuke teadlikum inimene. Aga nüüd, kuni sa pead ennast inimeseks, ei ole sellest pääsu. Sellest ei ole pääsu. Sellepärast, et sa parandad kogu aeg oma inimest, teadmata, et temaga ei ole kunagi midagi valesti olnud, vaid sul tuleb lihtsalt lahti lasta sellest, see ei ole isegi uskumus, aga sellisest teadlikkusest, mis sulle ütleb, et sa oled inimene. Me ei ole inimesed ja üks koht, kuhu inimesed veel siis jõuavad järgmiseks on, ma ei ole inimene, ma tean, et ma ei ole füüsiline olend, et ma olen ka vaimolend, aga nad kasutavad selle koha peal mitmust ja ütlevad, et meid on palju. Ja mis see tähendab, on see, et sa endiselt tajud ennast eraldatuna
ja kui sa tajud ennast eraldatuna, siis sa otsid ühendust, sa tunned, et sa vajad ühendust ja see on lõputu, sellepärast et on mina ja oled sina. Aga kui sa ärkad sellest unest, et sa oled inimene ja hakkad teadvustama ja see on rohkem, see on võimalik teadvustama, et sa oled üks teadus, et on ainult üks teadus ja sina oledki see kõige kõrgem teadus. Sina ise oled see kõige kõrgem teadus. Ja ma tean, et see on paradoks ja see tundub veider, aga ma näitan teile näidet korraks selle kohta. Mis toimub samaaegselt on see, et sa oled mitmedimensiooniline. Ja ära mõtle endast kui olendist, vaid mõtle endast lihtsalt kui mitmedimensioonilisest. Jah, sa oled üks teadvus, sind on üks, ei ole palju teaduseid. Aga samaaegselt sa tajud ennast ka eraldatud inimesena, just kui eraldi olevana. Mina näen ennast siin praegu, nagu ma tajun ennast ja ma näen Merlis sind ja just kui meid on kaks, aga tegelikult meid ei ole kaks. Aga me mängime sellist mängu, nagu meid oleks kaks. Nüüd, kui sa mõtled korraks seda, et miks see võimalik on, siis kui sa mõtled oma kehast, siis sa pead seda ju üheks. No, ütleme siis tervikuks. Okei, sul on üks keha. Lihtne. Ja nüüd, kui sa zoomid sisse, sellepärast lihtsalt, et sa oled uudishimulik selle suhtes, mis tunne see on. Ja zoomid sisse nii lähedale, nii väiksele tasandile, nii palju sisse poole, et sa oled justkui oma rakk oma sõrme otsas. Siis kui sa vaatad teist rakku enda kõrval, sa võid tajuda ennast eraldi rakuna. Aga see tähendab, et üks keha ei ole üks. On küll. Ja nüüd selle koha peal inimesed mõtlevad, okei, aga kuidas see mu igapäevase eluga seotud on ja miks me võime rääkida kvantmehaanikast ja kvantfüüsikast, aga kuidas see minusse puutub ja ma tahan, et mul homme oleks rohkem raha ja parem suhe ja nii edasi. Okei, ja see puutub vägagi sellesse, sellepärast, et kui sa hakkad teadvustama seda, et sa ei ole inimene, alles siis saad sa välja suumida oma inimesest ja ma ei mõtle mingisugusest kehast lahkumise praktikaid või astraalrännakuid, sest et need tihti teevad ikkagi seda, et sa jääd isiklikku teadusesse, vaid et sa ärkad sellest unest, et sa oled inimene ja hakkad teadvustama, et sa oled üks teadus. Ja see on tehtud, me teeme seda mitte mentaalselt, vaid keha tasandil, ehk siis niimoodi, et mis see veel tähendab, et sa saad füüsilise kogemuse sellest, et sa oled üks ja mu kliendid saavad seda, saavad edasi, on saanud ja see on täiesti imeline kogemus. See on võimalik absoluutselt igaühe jaoks, kes tahab, sest see on tegelikult kogu aeg päriselt nii. See ei ole mingi uus asi, mida sa koged, sa oled lihtsalt unustanud. Okay? Nüüd, kui sa teadvustad, et sa ei ole enam eraldatud, mõtle korraks siis nüüd endast kui inimesest ja nüüd, kui sa otsid ühendust teiste inimestega ja siis täidad sellega oma päevad, sest et sa mõtled sellest ja siis sa analüüsid ja proovid neid praktikaid ja kõik, siis see on umbes sama absurdne, kui sa teadvustad, et sa oled üks, et sa tegeled oma parema käe sõrmedega ühenduse loomisega. Kujutage korraks, et sa ärkad hommikul ja hakkad, ma olen üks oma käega, no ma ei usu, et sa seda teed. Ma päriselt ei usu seda. ja see võiks nüüd midagi lahti lukustada, et kui sa kord ärkad sellele, et sa ei ole kunagi eraldi millestki olnud ja ma ei mõtle ainult teisi inimesi, siin ka üks koht, kuhu inimesed jäävad pidama, vaid mateeriat. Need asjad, mis ma nimetasin, raha, kinnisvara, kui tahad, su uus auto, su telefon, need oled sina ise. See võib tunduda kummaline, aga sa hakkad saama seda kogemust, kui sa julged sellele teele asuda, nii-öelda, ja hakata vaatama, aga mis siis, kui see on tõsi. Ja me teeme muidugi väga konkreetseid asju siis festivalil, mitte siin, eks. Meil on seal natuke rohkem aega, mida ei ole ka liiga palju, aga 2 tundi on palju parem kui pool tundi. Ja sellega täna ei ole, loomulikult midagi ei ole puudu, et me kasutame selle absoluutselt kõik ära, ei lähe üle aja. Ja festivalil saad sa nii-öelda esimese süvasukeldumise sellesse asja, et kui sa ärkad inimesena, siis mis juhtub? Näiteks eelmisel aastal mulle üks inimene sealt kirjutas, et pärast seda aktiveerimist, mille me tegime minu esinemise lõpus läbi sealsamas teie ühenduses festivalil, ta kohtas oma nii-öelda eluarmastust, mis oli 2-poolne. Tal oli see soov ammu olnud üleöö. Ta ei teinud mitte midagi selleks, ei läinud Tinderisse, ei pannud üles kuskile kuulutust, ei rääkinud sõbrannadele, kuule, kas sul on kedagi, kellega ma võiks. Ei käinud midagi, ei teinud mingisuguseid energeetilisi praktikaid selleks, et midagi ligi tõmmata, mitte midagi. See üks aktiveerimine, mis purustas tema eraldatuse illusiooni tema ja selle soovitud suhte ja partneri vahelt ja see materialiseerub. Me räägime sellistest asjadest.
nii, et mis me nüüd siis järgmiseks teeme? Vaatan, kas ma jõuan teile veel midagi rääkida, mida ma siin endale üles kirjutasin, et kindlasti tahaks. Kui sa tunned mingisugust vastupanu selle asja suhtes ja paljud inimesed alguses tunnevad, sest meie meel, seesama meel, mis ütleb, et asjad on sinust eraldi, et sinu ja kellegi vahel on aeg ja ruum. Eks me oleme eraldatud füüsilises reaalsuses ju tundub aja ja ruumiga, aga see on illusioon. Nüüd su meel ütleb, et sa oled millestki või kellestki eraldi ja siis sa tegeled selle ühenduse otsimisega. Kui see tundub sulle nagu, et süda on paha, võib-olla sa praegu haigutad, ma ei tea, tuleb pisarad, naer, mis iganes, külmavärinad, kellelgi vahel on need asjad, kui nagu päriselt avatud olla, aga see ei tähenda, et kui sul ei ole, et siis sa ei ole avatud, siis lihtsalt nagu hinga, sest et hingamine on loomulik, selleks ei ole vaja midagi teha ja see vastupanu kaob. Ja vastupanu on jah, üks asi, millest tõesti tuleb siis lahti lasta, aga see on palju lihtsam, kui sa võib-olla arvanud oled. Ja on täiesti võimalik olla null vastupanus, sellepärast et kui sa teadvustad, et kõik, mis on sama, mis sina, siis sa ei hakka vastu oma käele. Sul ei ole vaja olla vastupanus oma käelega, klammerdumises oma käega, kui kõik on üks, see on sama väärne, kui et sa teadvustad, et sa oled sina. Ja nüüd, kui sa seda oled teadvustanud, siis saad sa hakata teadlikult oma elu looma. Niimoodi, et ütleme siis niimoodi püha müristus, mis siis toimuma hakkab. Kui sa päriselt seda teed ja ei proovi ühendada seda teiste praktikatega. Mul on nagu, kuidas ma siis seda ütleks, ma tegelikult ei saa öelda, et mul on kahju, aga see lihtsalt on nii. Sellepärast, et kui sa näed, kuidas sa lood oma olekuga, siis mida inimesed üritavad teha ja kuhu nad siis mõned aastateks kinni jäävad, aga mina olen oma klientides pigem ikka neid üleöö muutuseid ja kuuajalisi muutuseid. Siis kui nad kinni jäävad, on see, et nad proovivad ikkagi, ma ei tea, miks pärast, eks ole, et see tundub loogiline ja armas see tehnika ja praktika, neid kombineerida. Aga samamoodi, kui sa üritad teha suurt lõket, siis sa ju ei teeks seda niimoodi, et sa süütad mingi asja põlema. Okei, sul on siin mingi näiteks peotäis heina, vaid selle põlema ja viskad sinna peale vett. Et lähed tagasi olekusse, et sul ei ole ühendust, et sa ei ole üks sellega ja proovid saada ühendust sellega. See tundub ju absurdne, kui sa need nagu kätte peale võtad ja vaatad seda siis, et miks sa peaks seda tegema. Sa kas teadvustad, et sa oled sellega üks ja lõpetad tegutsemise, seal on omad nüansid, mismoodi üldse siis tegutseda ja kuidas, mida ma festivalil jagan teiega. Ja ei proovi enam minna välja oma rituaali tegema, et saada sellega üheks, sest sa kas oled või ei ole. Ja kui sa ei ole oma valikut teinud, siis sellepärast see ongi see konkreetne põhjus, miks sa ei näe veel neid muutuseid, mida sa tahad. Ja kui sa oled kogenud neid imelisi muutuseid, nagu nii te olete, et iga inimene on oma elus loonud midagi uskumatu kergusega, nad lihtsalt ei oska seda teadlikult uuesti korrata. Siis see on täpselt see, on seal taga toimunud. Sa oled olnud teadvustamata sellega üks. Ei ole olnud klammerdumisega vastupanu, sa oled teadvustamata või teadlikult olnud sellega üks. Ja see põhimõtteliselt tuleb füüsilisse reaalsusse ehk manifesteerub mateeriana ülikiiresti. Ilma igasuguse pingutuseta, päriselt ilma igasuguse pingutuseta, ilma ka energiaga tööd tegemata. Okei, nii. Ja nüüd teeme selle aktiveerimise, meil on 6 minutit aega, okei. On nii, kas see on nii või Merlis on, jaa, hästi. Ja ma ütlen nüüd seda täiesti selgelt teades, mida ma ütlen, et kui sa oled autoroolis, sellepärast, et tänapäeva tehnilised võimalused on ju, siis ära roolis olles palun seda aktivatsiooni kaasa tee, siis pane kinni ja vaata salvestust, sest salvestused te saate kõik, ma saan aru, okei? Sest et inimeste teadvuses päriselt toimuvad nihked niimoodi, et selline tunne, nagu sa lülitaks oma nutitelefoni välja, see võib juhtuda, ei pruugi juhtuda. Ja korraks oled sa nagu teadvuseta, midagi ei juhtu halba, see on ainult sinu enda heaks. Ja siis sa ei saa ju sellel autot juhtida, eks ole? Okei, ja millestki ilmajäämist ei ole olemas. Nüüd me teeme siis selle aktiveerimise, mis aitab sul, ja see ei ole meditatsioon, see ei ole mingisugune praktika, aga sa võid seda korduvalt teha, kus sa salvestusele ligipääsu saad, mis aitab sul teadvustada, mis tähendab, et su kehas reaalselt toimub mingi nihe sinu energeetilisel joonisel, seda, et sa ei ole eraldi mitte millestki, mida sa tahad siin elus kogeda, saada, olla. Okay?
ja kui saad, siis istu või oled pikali, niimoodi nagu sa seda praegu kuulad, pane jalad alla vastu maad, nii et sul on mugav olla, ei pea kuidagi pinges olema. Ja lihtsalt keskendu oma hingamisele ilma seda muutmata. Silmad kinni on ilmselt lihtsam teha. Ja märka, et kogu su tähelepanu on sinu enda füüsilises asukohas, siin samas, kus on su keha. Ja nüüd lase sellel kukkuda oma pea keskpunktist nagu vedeliku kujul allapoole, nii et sa tajud oma kehas raskust. Ja nüüd mine oma tähelepanuga sabaluusse, sinna, kus su selgroog lõpeb, kõige all, kus lõpeb su lülisammas. Ja otsusta, et sa saad avada seal ühe ukse, akna, värava või nagu portaali. Ja nüüd otsusta, sest sinu käsklus vaimule teeb kõik. Ja see toimib alati, et sa lased selle aktivatsiooni ajaks ja kui soovid, siis ka hiljem kukkuda kõikidel piiridel, mis ei lase sul tajuda seda, et sa oled üks kõigega, millega iganes sa valid olla. Sa võid näha neid nagu mingite tükkidena, mingite kihtidena, lihtsalt lase sellel kukkuda, ilma et sa mõtled, kuhu need lähevad. Ja nüüd sa oled need piirid kukutanud. Ja nüüd, kui sa veel seda ei teinud, võib-olla juba tegid, siis astu sellest portaalist läbi teisele poole, mille sa enda jaoks avasid. Ja näe sealt seda, mida sa väga soovid. Nüüd vahet ei ole, mis asi see on, sa ei pea isegi teadma, mis asi see on. Võib-olla see on lihtsalt teistsuguse vibratsiooniga ja sagedusega elu, kui sa tunned ennast täiesti teistmoodi. Võib-olla see on mingi konkreetne asi. See on seal olemas, sest see on siin samas praegu sinu enda sees. Ja sa ei pea nägema isegi asja. Parem on, kui sa ei näe konkreetset inimest, võid näha näota inimest, kui see on inimene, kellele sa mõtled. Võid näha sümbolit, vorm ja kuju ei ole olulised. Sa tead ja koged, et see on seal samas, sa lihtsalt tead. Ja nüüd näe, kuidas sina oled sellega üks, sellepärast, et see on siin ja praegu. Aeg ei ole päris ja ruum ei ole päris. Ainult su meel on sulle öelnud, et sina ja see asi, kogemus on sinust eraldatud ajaga ja ruumiga. Ja nüüd lase endal tunda seda tunnet, kui see on siin ja praegu. Sest et see tunne ei tule kunagi mitte sellest asjast kuskilt väljastpoolt, vaid sina oled ise selle tundeallikas samamoodi nagu kõige muu allikas. Ja kui sa oled seda teinud, siis salvesta enda teadvusesse praegu see tunne ja teadmine, et sa saad alati valida, teadvustada, et sa oled selle asjaga üks. Mis iganes see on, mida sa kogeda tahad. Nüüd su keha teab, mis tunne see on. Ja siis, kui sa oled valmis, astu tagasi läbi selle portaali. Sa saad sinna pärast aktivatsiooni jälle tagasi minna kohe, kui tahad nautima. Astu tagasi, märka oma füüsilist keha, märka oma hingamist ja kui oled valmis, tee silmad lahti. Nii. Nüüd mõtle sellest aktivatsioonist kui millestki, kujuta ennast korraks nii ette, et sina oled nagu oma nutitelefon ja selleks, et sinu nutitelefon saaks näidata sulle värvilisemaid pilte või teha mingeid asju, mis enne ei olnud võimalikud, on vaja sellele alla laadida arenenum tarkvara, nagu rakenduse uuendus. Ja just seda sa praegu tegid iseendale. Sa laadisid oma teadvusesse koode, mitte minu omasid, vaid sina ise teadvusena, lihtsalt neid koode, milles sa enne ei olnud teadlikud, mis on nagu opsüsteemi uuendus. Ja nüüd on su võime luua teadlikult kõrgem, suurem, avaram kui see, milline see ennem oli. Ja sa võid seda aktivatsiooni mitu korda kasutada, kui tahad. Siin ei ole mingit piiri. Kõik, minu poolt on kõik. Merlis, kas on meil midagi vaja lisada? Ma olen väga rahul sellega, et ma jõudsin ka täpselt aega jääda. Kui sa tahad midagi küsida, siis minu poolt on see täiesti okei.
ja hästi loomulik oli kuidagi see tunne seal seda kogeda, seda, mida me soovime, et samal ajal nagu mingi osa teab, et see on võimalik. Ja siis tekkis nagu küsimus, et aga miks me loome kogu aeg mingit eraldatust, see tundus justkui nagu sihuke tõesti nagu mäng. Et Ongi. jube hea on olla seal eraldatuses või siis kannatuses või puudusteadvuses või kuidas iganes seda nimetada, et samal ajal mingi osa minust tundis nii mugavalt, et ma tean, see on ju olemas minus, see teadmine, aga kuidagi see igapäeva reaalsuses kuidagi tahaks ikkagi seda puudust luua, et miks see nii on? Mhm. Või sellel on Väga rikkus? hea küsimus. Me räägime sellest pikemalt siis kindlasti festivalil, eks ole, aga ütleme siis nii, et me oleme ise teadvusena lühidalt, lühike seletus on see, me oleme teadvusena ise loonud selle mängu, ehk on vaja kahte poolt, mõtle nagu käpiknukkudest on ju, või siis selleks, et kogeda seda, milline on tõde, on vaja potentsiaalset mittetõde. Ja me teeme kõik selle mängu läbi, valime unustuse, kui me siia tuleme, selleks, et ärgata sellele, kes me tegelikult oleme. Mitte, kes ma inimesena olen, vaid et ma olen üks puhas teadvus, kes on kõik selle asja harmooniliselt siin orkestreerinud. Ja samamoodi nagu me ei tea tegelikult, me ei saa kirjeldada, mis maitsega on sool, kui me ei ole mitte midagi muud elus maitsenud, on ju. Meil on vaja nagu midagi kõrvale. Siis see on lihtsalt üks mängu osa. Ja kui sa näed, et see on mäng, siis on kogu draama sellest kadunud. Aga lühidalt, kes see teine mängupartner on siis, kui see ei ole isiklik? Tegelikult ei ole mitte midagi isiklikku selles, mida me nii-öelda, kannatus on illusioon, on ju, aga see, kus me kinni jääme või me kogeme uuesti negatiivseid emotsioone, enesesabotaaži ja nii edasi, need on reaalsed asjad. Need tulevad maatriksi programmidest, aga see ei ole mingi kuri jõud või mingisugune halb energia, sellist asja ei ole olemas nagu halb energia. Kui inimene eeldab, et energia on kuidagi võngub halvasti, siis see on sellepärast, et ta eeldab seda ja ta on nii võimas teadvusena looja, et ma ise loon endale selle kogemuse. Seda tähendab see, et tingimusteta armastus, kõik, mida sa soovid ehk eeldad, millele keskendud ja kuidas võngud, see soov täitub. Kui sa eeldad, et sa kannatad, siis sa kannatad. Kui sa eeldad, et kannatus on illusioon, selles mõttes, et see ongi, eks näed, siis ei ole kannatusi. Ja ma väga tahan toonitada seda, kui hea meel mul on, et sa ütlesid loomulik, sest et see, mida inimesed on pidanud loomulikuks, et on loomulik kannatada, me peame kannatama, ei ole loomulik. Ja väga huvitav, kas teised ka seda kogesid, et see üks olemine on loomulik, see ei ole ühenduse loomine, see on üks olemine. Et me läheme sellest nüüd kõrgemale. Ja mu teadvus on väga hõivatud sellega, selle uue kohaga, et tunnen, et mingid uued uksed avanevad. Äge, mul on väga hea meel. Ja väga äge. Aga Aitäh, aitäh sulle, Eeva, ja aitäh, et kuulasite. me kindlasti saadame selle lindistuse hiljemalt homme hommikul kõigile teile järelvaatamiseks, nii et saate ka seda praktikat teha siis kas või igapäevaselt, on ju. See on vist, ma arvan, hea teha nii tihti kui võimalik, et seda seisundit hoida. Ja lisaks saadame me teile ka väikse sooduskoodi, millega saate siis festivaliga liituda, valida omale sobilik pakett, nii et selle leiate ka oma postkastist siis hiljemalt homme hommikul. Ja mis veel? Järgmised kohtumised samamoodi on toimumas põnevate õpetajatega 2 nädala pärast kolmapäeval, siis on minuga koos Karolin Ligi ja Anna-Liis Lao. Ja siis keskendume rohkem kehateemadele, traumatööle, oma kehaga sõbraks saamisele, tunnetele ja keegi tuleb meile kindlasti veel sinna üllatusesinejana. Nii et me saadame teile selle info ka sellest kohtumisest ja sellest 2 nädalat hiljem, 18. juuni, on minuga koos Kobi ja veel 2 õpetajat, kes siis tulevad ka üllatusena. Me anname sellest ka teada. Nii et ma arvan, et need on head võimalused häälestada ennast paremale, kuidas siis öelda, sagedusele, ühendusele iseendaga ja ikkagi ütleks siis selle kõik on üks ja kõik on võimalik tundele.
et see on see, mida me Eeva noogutab, ütlesin õigesti. et tegelikult nii see on, me lihtsalt tõesti unustame selle ja me saame seda maagiat nagu uuesti taasluua iseendas. aga veel kord suur-suur tänu teile kõigile, suur tänu nendele tänastele juhendajatele ja leiate nende töö ka kindlasti, me paneme selle ka meili, et kuidas nendega ühendust saada, kui te soovite minna sügavamale sellega, mida nemad teevad juba enne festivali, siis paneme need lingid teile ka. et suur tänu, et te kõik täna tulite või järgi vaatate ja põnevat loomist teile seniks ja järgmiste kohtumisteni. tšau.